No nii, tere, kas te nüüd kuulete mind? Palun andke märku. Et tundub, et siin, kui on mõndades arvutites on turvasüsteemid hullemad kui vaja, ja inimesed kasutavad nii Teamsi, Zoomi kui kõike muid asju, et siis võib juhtuda, et sellele seminarile ei pääsegi koheselt ligi. Aga tere tulemast ja vabandan, et sellised asjad siin juhtuvad, aga see teebki tegelikult ka sellise täiskasvanute koolitajate koolitusmaailma ja tegelikult põnevaks, mida me siin viimased 1,5 aastat oleme juba kogenud ja kõik need kiired lahenduste otsimised, nii et õpime absoluutselt iga päevaga nii teie kui mina, nii et ei ole siin hullu ega midagi, et ei ole meist keegi nii tark, et kõiki asju kohe kiirelt ära lahendada. Aga saime hakkama ja läheme siis tänase teema juurde. Nii et saan aru, et te olete kõik liitunud selle veebiseminariga ja just sellises põnevas võtmes, et kuidas siis see koolitaja kutse taotlemine käib ja mida siis selleks teha tuleb ja mida tarka teadma peab. Et püüan teile siis täna siin natuke selle lühikese tunni aja jooksul neid näpunäiteid jagada. Et olen ise siis Anu Harja ja igapäevaselt töötan veidi teises valdkonnas, kuid olen olnud juba 12 aastat täiskasvanute koolitaja kutse hindaja ja olen siis viimased 5 aastat olnud täiskasvanute koolitaja kutse hindamiskomisjoni esimees ja kogu seda protsessi siis ka koordineerinud ja korraldanud. Nii et hindajatega me kohtume väga tihti, et arutada, kuidas ja mismoodi meil need erinevad voorud lähevad. Ja seda tagasisidet, mida siis hindajad jagavad, jagan mina ka täna teile. Aga mis see täiskasvanu koolitaja kutse on? Et kui me üldiselt ise teame, et mida see kutse tähendab, et ei ole lihtsalt nii, et mul on nüüd mingi tähtis paber ja dokument taskus olemas, et see on ikkagi kvalifikatsioon. See on ikkagi see, et te olete professionaalne ühes või teises valdkonnas. Et lisaks sellele, et ma tean, et ma ise olen koolitaja, siis see tähendab tegelikult ka seda, et mul on meil selles koolitajaks olemises kindlasti ka kvalifikatsiooni vaja ja see näitab just eelkõige seda, et ma olen rohkem panustanud just nimelt koolitajaks olemisele ja selle tõendamiseks on meil siis kutsetunnistus, mille me saame siis peale kutseeksami sooritamist ja selle siis annab välja kas siis täiskasvanute koolitaja assotsiatsioon Andras, kelle alt siis teie tuleksite näiteks seda töömaailma kutset taotlema. Et on võimalik ka kõrgkooli baasil täna seda kutset saada siis, kui te õpite andragoogiks Tallinna Ülikoolis, et samamoodi sellised võimalused siis avanevad teil õpingute tulemusel. Ja meil on olemas kutsestandardid. Kutsestandardid on siis täiskasvanute koolitaja tase 5, tase 6, on olemas suhtlemistreener tase 6 baasilt ja samamoodi ka suhtlemistreener tase 7 baasilt. See tähendab siis seda, et need inimesed, kes tulevad taotlema suhtlemistreener tase 6 või tase 7, peavad siis tegema 2 kutseeksamit ehk kõigepealt siis täiskasvanute koolitaja eneseanalüüsi ja e-portfoolio ära täitma ja siis hiljem suhtlemistreeneriks omaette e-portfoolio ja eneseanalüüsi. Ja neid inimesi hindavad siis 2 erinevat kutse andmiseks 2 erinevat hindamiskomisjoni ja kes siis kõigepealt määratlevad ära, kas ta vastab siis täiskasvanute koolitaja kutsele näiteks tasemele 6 või mitte. Ja kui ta vastab, siis saab ta edasi minna alles suhtlemistreeneri kutset lisaprofessiooni taotlema. Samamoodi on meil siis täiskasvanute koolitaja tase 7 ja tase 8 kutsed, millele on siis võimalik täna kõike esitada taotlused. Ma loodan, et te olete juba tublilt siin tasapisi oma e-portfooliot koostanud, oma eneseanalüüsi kokku kirjutanud, tõendusmaterjale kokku otsinud. Et võib-olla ma alustaksin kõigepealt teie tähelepanu juhtimisega sellele, et kui te veel olete veidi segaduses, et mis täpne kutse mul võib olla ja millist kutset ma siis võib-olla siin taotlema peaksin tulema,
et vahest on selline ebakindluse moment, et kas ma ikka vastan tasemele 5 või tasemele 6 või ma tulen taotlema taset 7, et siis ma soovitan soojalt, et te kõigepealt vaadake ja lugege Kutsekoja kodulehel avalduvad need täiskasvanute koolitaja kutsete juures, need lisa 1, lisa 2 ja lisa 3. Et kõigepealt ma võib-olla juhiksingi teie tähelepanu sellele täiskasvanute koolitaja kutse kirjeldustele. Et seal on nagu väga lühidalt kokku võetud, et kes see täiskasvanud koolitaja tase 5 või tase 6 koolitaja siis on, et milline on see tema koolitaja ettevalmistus ja milline siis peab olema see kogemuste pagas seal juures ja millele siis kõik peaks nagu vastama. See annab sellise esmase tunnetuse, et kas mul tegelikult on kõik need oskused ja nõuded olemas. Et teie, kes te tulete taas tõendama, soovitan teil täpselt samamoodi see üle lugeda, sellepärast, et täiskasvanu koolitaja tase 6 meil tegelikult kutsestandard muutus ja muutus ka natukene koolitaja tasemelt 7. Et need siis eelmisel aastal meil muutusid, et olgem palun tähelepanelikud, et te nagu ei eksiks selles osas, et meil ka eelmises voorus oli tõesti nii, et inimesed ei olnud seda lugenud ja nad tulid uuesti taas tõendama ja kurb on see, kui sa oled varem olnud sellel kutsel ja järsku see kutsetase on nüüd nagu selliseks muutunud, et sa enam ei vasta sellele kutsetasemele. Et vaadake palun ka kindlasti need kutsetasemed selles mõistes üle, sest näiteks täiskasvanu koolitaja tasemel 6 tuli kindlasti juurde see, et peab olema koolitaja ettevalmistus. Et see tähendab nüüd seda, et te peaksite olema siis õppinud koolitajate koolituse grupis kuskil. Me ei ole ette andnud seda mahtu, kui palju see peaks olema. Kas see on 20 tundi, 24 tundi, 100 tundi, 500 tundi, aga et te olete läbinud koolitaja koolituse, et see on oluline ja kui te olete seda teinud mõne teise kõrghariduse baasil või kuskil mõne teise õppeprogrammi raames, siis teie ülesanne ja roll on ära tõendada, et teil see pädevus ja see ettevalmistus on vajalikul tasemel siis olemas. Ja kindlasti tuletan meelde, et jälgige ka lisa 2, kus on siis kutsestandardis kasutatud terminid. Et see on nüüd ka väga palju sellist segadust tekitav alati taotlejate juures, et millises terminoloogias me räägime. Ja tasemel 6 peavad juba kõik taotlejad suutma siis kasutada olemasolevat terminoloogiat, mida siis koolitajad kasutavad. Ja lisa 2 on need terminid siis ka ilusasti ära toodud, et kui te ka panete eneseanalüüsis kogu seda tegevuskirja, mida te igapäevaselt ju teete, siis mõelge ka, millised on need terminid, mida seal siis kasutada, et mis on siis koolitusmaailmale omased. Et vahest juhtub nii, et te päris otseselt iga päev ei tegutse koolitusmaailmas, aga te tegutsete kuskil mujal, et siis kindlasti mõelda läbi, et kuidas me nimetame, kes on meie jaoks siis õppija ja kas ta on meile siis klient või on ta keegi teine, et tuleb siis nagu ka neid termineid jälgida. Selle tõttu silmake kindlasti seda lisa 2, et kui me räägime siin reflektsioonist või kui me räägime siin väljundipõhisest õppekavast või kui me räägime õppeprotsessist või kui me räägime õppekeskkondadest ja grupiprotsessidest, et siis te teaksite, millest me tegelikult räägime. Ja täiskasvanute koolitaja eetikakoodeks, ka sellele juhin teie tähelepanu juba eelkõige selle tõttu, et me koolitajatena teaksime, mida see kutse-eetika meilt siis nõuab ja teises osas siis võib-olla ka seda, et hindajad tihti ka küsivad tõenduspõhise intervjuu käigus, küsivad just nimelt seda kutse-eetika koodeksi kohta, et siis teil on hea kohe meelde tuletada, värskelt üle loetud ja hea siis kolleegidega sel teemal ka arutada. Et kui me tulime siia kompetentside juurde, siis tihti öeldakse, et siis ka meie täiskasvanute koolitaja kutse on üles ehitatud just nimelt kompetentside põhiselt. Ja kompetents on siis kutsestandardi osa,
ja on ära kirjeldatud, millised kompetentse peaksid siis koolitajad omama, millised oskused ja teadmised ja hoiakud peaksid siis koolitajal olema. Et nad oleksid siis oma tegevuses valdkonnas sellised tulemuslikud ja jätkusuutlikud. Ja ära on kirjeldatud siis ülekantavad kompetentsid, ehk need on siis eneseanalüüsis teil ilusasti kirjas läbivate kompetentside all ja siis on erialased kompetentsid, mis on siis vajalik koolitajana töötamiseks. Ehk need on siis kõik need ülejäänud kompetentsid, mida te seal eneseanalüüsis siis ilusasti ka kirja peaksite panema. Ehk need on need tööks vajalikud pädevused. Ja kui nüüd mõelda tegelikult selles osas, et kui vaadata korraks selle eneseanalüüsil otsa, et ma usun, et teil on nad kindlasti seal laua peal võib-olla endal ilusasti olemas ja võib-olla mõni küsimus ka sinna juurde tekkinud. Et siis, kui me vaatame neid läbivaid kompetentse, et kus te peaksite siis kirjeldama, et te valdate koolitusel käsitlevat valdkonda, teemat või ainet, siis kindlasti pange kirja, et kui te koolitate ühes või teises valdkonnas, siis kindlasti me ka vaatame seda, et kus te selle teadmise ja oskuse olete omandanud. Et teil on ka selleks olemas pädev tunnistus, sest vahel juhtub ka nii, et ma ei ole seda asja õppinud, aga ma nüüd koolitan selles valdkonnas. Siis me vaatame ka, kas inimesel on olemas vähemalt selles valdkonnas töökogemus, mis annab selle teadmise põhisuse ja tõenduspõhisuse, et ta suudab seda ja oskab just nimelt seda koolitusel käsitlevat valdkonda siis edasi anda. Et võin teile hea näite siia juurde tuua, et teinekord on tõesti ka nii, et inimesed, kes on ise elanud siin natuke aega välismaal, tulevad ja hakkavad õpetama näiteks keelt ja tal ei ole ühtegi keelekoolitust all ja tal ei ole, keelekoolitus nõuab tihti metoodikat, et ka neid teadmisi ja oskuseid ei ole, et ta võib olla hea vestleja ja keelearendaja, aga kas ta just on nagu ka õppe läbiviija, on ka alati see küsimus, sest kui vaadata hiljem neid õppematerjale, mida ta on esitanud, siis sealt tuleb ka juba vigu esile. Nii et olge siis varmad ka kirja panema, kus te ühe või teise teadmise olete siis omandanud ja et see oleks siis ka tõesti tõenduspõhine. Ja siia juurde siis tõendusmaterjalina lisaks kõik need erinevad teie ülikoolide ja koolide ja oskustel põhinevad siis teadmiste tõendavad dokumendid on hea tõendusmaterjal ja siia juurde kindlasti ka see, et alates tasemel 6 oleks siis ka olemas koolitaja kompetentsi ehk koolitaja koolituse tunnistus või tõend või siis tõesti nii, nagu ma eelpool juba ka ütlesin teile, et võib-olla siis see ülikoolis või kuskil muu õppeprogrammi raames läbitud aine lisana tõendav dokument. Ja kui me räägime siin täiskasvanu koolituse ja andragoogika põhiprintsiipidest, siis soovitan teil küll, et ärge kirjutage kuskilt maha neid põhiprintsiipe, et meie ootame tegelikult teilt seda, et hindajatena, et te kirjutate, kuidas te neid oma töös käsitlete, mismoodi te neid rakendate oma igapäevatöös. Et me kõik teame, mis need põhiprintsiibid on ja kus neid, millises raamatus ja millisel leheküljel neid leida võib, aga kuidas teie neid lähtuvalt siis kas siis õppija eripäradest või oma igapäevatöös siis nendele toetute ja mismoodi neid rakendate. Ka seda, nagu te näete, et ka 3. punkt on see, mille ma just tähelepanu nagu juhtisin, et need eetilised normid ehk teie teadmised siis täiskasvanute eetikakoodeksist, et vahel on ka taotlejad, kes küsivad näiteks meie käest tõenduspõhise intervjuu käigus, et kust nagu see üks või teine eetiline piir siis jooksma peaks ja kindlasti tunneme me huvi, kuidas te tänases siin väga kiirelt muutuvas maailmas neid konfidentsiaalsusnõudeid täidate ja kas teil on olemas ka näiteks teadmised meie valdkonda reguleerivatest seadustest ja õigusaktidest nagu selles mõistes,
Ent ka koolitaja maailma reguleerivad väga paljud õigusaktid, nii et ka sellele siis tähelepanu juhtida. Et lihtsalt siis kirjeldada ja jällegi mitte seda, et loetleda, et vot selline õigusakt või selline määrus või selline standard või selline seadus, vaid ikkagi see, et kuidas te neid oma töös kasutate ja mismoodi see teie tööga seotud on. Ja ka seda, kuidas me siis korrektselt kasutame oma keelt kõnes ja kirjas ja seda me näeme väga ilusasti ära, kui hoolikalt te olete ka siis kirja pannud eneseanalüüsi, kui palju on seal siis vigu nii vigu keeles ja kirjakeeles ja ka seda, et kui me ka suhtleme teises keeles ja tihti meist ju väga paljud koolitajad koolitavadki väga mitmes keeles, et kuidas ja mismoodi me siis seda enesearengut selle keele juures siis ka toetame ja kuidas me anname õppijatele tagasisidet, et mismoodi me seda teeme. Kas see on ainult õppeperioodi lõpul? Muidugi see kõik sõltub sellest, kui pikki koolitusi te läbi viite. Või siis juhtub ka see, et ma teen seda kogu aeg, igapäevaselt ja nii edasi, et oleneb, kui pikad õppeprogrammid meil on. Et teil on siin ka täna chat kirjas, et kui teil on küsimusi, olge kenad, et pange neid siia chatti ka kirja, et siis ma saan ka jooksvalt vastata, kui ühe või teise teema juures küsimusi on. Ja ka ajakohased IKT vahendid. Ehk mida see tähendab? See tähendab ju täna seda, et kui me pidime 1,5 aastaga koolitajad kiirelt ümber formuleerima ennast ja silmast silma koolitused viima just nimelt ka veebikeskkonda, siis neid veebikeskkondi on väga erinevaid, et milliseid me koolitusi teeme, milliseid erinevaid digivahendeid me lisaks koolitustele veel kasutame, et see koolitus oleks, kui meil on pikad koolitused, et see koolitus oleks ka koolitatavate jaoks just selline põnev ja huvitav ja nad saaks selles protsessis siis tegelikult ka osaleda. Mis on eesti keele oskuse tõendusmaterjaliks veel? Peale juba kirjas oleva teksti, et me näeme, et juba algul ma saan ka öelda, et need on need õppevahendid, mida te olete koond. Kas need on need slaide esitlusprogrammid või on teil mingid teisi õppevahendeid, mida te nagu annate õppijatele? Et te saate neid ju tõendusmaterjalidena siin just nimelt erialaste kompetentside juures välja tuua. Et seal me juba näeme, sest need on just need läbivad tegevusnäitajad. Et nende kohta me otsime ka vastuseid lisaks sellele, et te neid ilusasti siin eneseanalüüsis alguses esile toote, et nende kohta me otsime vastuseid kogu eneseanalüüsi põhjal, et siis me ka näeme, et need tõesti on olemas ilusasti ja kirjas. Ka taastõendamise puhul on ikka vaja ülikooli diplomit või mitte. Me oleme täna seda taastõendamise protsessi praegu siin uuendamas. Ehk uuendamas selles mõistes, et me tahame teha teda taotleja jaoks nagu natukene sõbralikumaks. Et täna me tõesti, see taastõendamise protsess on peaaegu, mitte peaaegu, vaat enam ongi samasugune kui esmataotlejal, ainult selle vahega, et te ei ole vestlusel. Et te ei osale tõenduspõhisel intervjuul. Et aga me tahame teha teda natukene selliseks kompaktsemaks, et meil oleks just nimelt tegemist koolitajate vahelise arengu intervjuuga ja võib-olla vähem neid erinevaid dokumente jälgida ja võib-olla siis tulevikus ka seda vaadata, et milline see teie arengudünaamika koolitajana on olnud viimase 5 aasta jooksul. Et see on see, millega praegu meil töörühm tegeleme ja loodame, et siis järgmisel aastal võib-olla siis tõesti see taastõendamine on meil veidi sõbralikum. Ikka kõiki varasemaid koolitusi, koolitajakoolitusi, kõik, mis on nagu olnud, seda ikka peate, sellepärast, et ei ole samad hindajad. Et te mõtlete küll, et Andras üks koht, et te tulete, et nad peaksid juba teid tundma, ei tunne. Sellepärast, et meil on täna 14 hindajat ja ei pruugi absoluutselt tunda selles osas, et iga hindaja hindab ikkagi vastavalt etteantud hindamispõhimõttele ja hindamisvormile, et me seda ka vaatame teiega täna korraks, et te saaksite aru, mida hindajad üldse hindavad.
ja see on nagu tõesti see, et te peate tõesti neid tõendama, aga kuna te olete varem juba esitanud, siis teil on tegelikult neid mõningaid tõendusmaterjale juba parem võtta. Et kui me täna mõtleme ka sellise täiskasvanute koolitaja kohustuslike ehk siis nende erialaliste kompetentside peale, siis kui me vaatame 5. taset, siis 5. tasemel ei ole kirjas siis arendusloome või teadustegevus täiskasvanu hariduse valdkonnas, aga ülejäänud siis erialased kompetentsid on olemas ja tasemel 6, 7 ja 8 on siis kõik need erialased kompetentsid, aga siis väikese varieeruvusega. Et tasemel 6 liigume siis ja tasemelt 5 me liigume järjest siis rohkem süvenenud edasi, ehk see tähendab siis seda, et tegevusnäitajad nõuavad rohkem tõendusmaterjale ja tegevusnäitajad nõuavad rohkem siis ka kirjeldusi. Mida ja kuidas te teete, et me saaksime aru, et te siis vastaksite sellele tasemele. Kui koolitaja koolitus on läbitud 2020. aasta kevadel, kas siis taseme tõstmiseks peab uuesti läbi koolitaja? Ei pea. Taseme tõstmiseks uuesti koolitaja koolitust läbima kindlasti ei pea. Et kui on üks koolitaja koolitus selja taga, siis koolitaja koolituse eesmärk on anda teile üldteadmised koolitaja erialaste kompetentside, oskuste ja teadmiste põhjal ja see, ma arvan, on õpetus kogu eluks, aga alati käib siia juurde, mida me jälgime, et kuidas inimene siis selle viimase 5 aasta jooksul on siis ennast koolitajana arendanud. Ja kui me vaatame edasi siit, milliseid dokumente me näiteks tuleb siis esitada, et avaldus ette antud vormil, et te olete kindlasti nende dokumentidega, mis asuvad kõik Andrase kodulehel tuttavad ja avalduse peal tuleb siis tõesti ka ära märkida, mis keeles te kutseeksamit soovite, tõenduspõhist intervjuud soovite teha ja ka seda, et kas siis, kui te kutse saate, et kas siis tohib kutsekoja registrisse teie kutsetaseme ja nime siis kirja panna koos kutsetunnistuse numbriga, siis on ka inimesi, kes seda ei soovi, kuid mina kindlasti soovitan sellepärast, et kõik erinevad riiklikud organisatsioonid, kui te kuskil soovite mingitel konkurssidel või kui te kuskil soovite hangetel osaleda, siis just nimelt need riiklikud registrid on need, kus seda siis tegelikult tihti kontrollitakse. Ja e-portfoolio kindlasti, lisaks isikut tõendava dokumendikoopiale, maksekorraldusele, aga ka e-portfoolio, mis koosneb just nimelt teie CV-st. Et tihti küsitakse, et milline see CV peab seal olema. Et see võib olla ka siis tõesti seal kodulehel oled CV või võib olla Europassi CV. Kuid ma juhin tähelepanu, et kui te kasutate Europassi CV-d, siis ärge unustage, et kindlasti peab seal olema ka koolitusalane tegevus kirjas, nii nagu see on seal siis sellel vormil, mis on siis olemas Andrase kodulehel. Et vaadake see korraks üle, et see koolitusalane tegevus ja täiendkoolitused oleksid siis korrektselt olemas. Ja siis see eneseanalüüs koos tõendusmaterjalidega samamoodi ette antud kehtival vormil. Et taas tõendajad, juhin teie tähelepanu sellele, et vormid on muutunud. Palun ärge võtke vana vormi. Ja vana vormi pealt ei saa te ka üks ühele ümber tõsta asju, sellepärast et sõnastused ja nõuded on muutunud 5 aasta jooksul. Nagu ma ütlesin, me oleme uuendanud kutsestandardeid. Et ärge siis eksige, et vahest on niimoodi, et üks ühele tõstetakse ümber ja siis me ühe korra hindajana märkan näiteks seda, et ta kirjeldab siin sellist asja, aga eelpool on hoopis teine tegevusnäitaja. Et siis ma ei saa teid hinnata, kui te hinnata positiivselt, kui teil ei ole, asjad ei ühildu päris ilusasti. Nii et selle tõttu olge palun tähelepanelikud. Vanad vormid ei kehti, nõuded on uuenenud, sisu tegevusnäitajate osas on uuenenud.
mis see e-portfoolio on? Tihti küsitakse ja tihti küsitakse seda just sellel pikemal seminaril, et millest see siis e-portfoolio meil koosneb, et ühelt poolt on ta siis kogu minust kui koolitajast ülevaatena ja teiselt poolt on ta just nimelt väga unikaalne just sellele inimesele omane, nagu mina ütlen, et ta on selle inimese poolt loodud, valitud ja järjestatud ning analüüsitud materjalidest. Et e-portfoolio näitab ära siis meile tegelikult selle, et mis valdkonnas see inimene koolitab, millised on tema tõendusmaterjalid, mida ta esitab siis eneseanalüüsi juurde. Ja siis ma ka saan aru, et tihti väga palju inimesi kirjutab sinna endast natuke rohkem, et ma saan tuttavaks väga paljude erinevate ja väga vahvate koolitajatega, mis on aidanud mul näiteks minu töös hiljem neid samu koolitajaid kutsuda just nimelt erinevatesse organisatsioonidesse ka esinema. Ja e-portfoolio koostamise eesmärk on just nimelt tõendada täiskasvanute koolitaja sellisest kutsestandard, millest me ju kõik siin räägime ka, seal esitatud kompetentside olemasolu. Ja minu kui hindaja jaoks avab ta just nimelt sellised väärtused ja väärtused, et väga hea on tegelikult, kui sa teed selle e-portfoolio lahti, mida te olete siis tihti leidnud, et igaüks valib ju tihti sinna täiesti unikaalseid ja huvitavaid pilte, erinevad keskkonnad on. Nii et seal tuleb ka nagu tähelepanu pöörata sellele, et ma ei hakka nagu seal rägastikus otsima, aga et see oleks lihtne, loogiliselt üles ehitatud ja kergelt jälgitav ning leitavad asjad. Ja e-portfoolio kindlasti ei ole skännitud dokumentide esitamine e-kirja teel, et ka eelmises voorus me palusime ühel taotlejal liikuda täna sellesse sügisesse vooru, sest arusaamine sellest, et e-portfoolio on Wordi dokument, kuhu ma siis lisan erinevaid linke, ei ole ka mitte e-portfoolio. Et e-portfoolio kohta on meil olemas ilusasti koostatud juhis, mis asub Andrase kodulehel ja ma väga palun, et te loeksite selle väga mõttega läbi. Sellepärast, et seal on meil ka kirjas teatud nõuded, teatud tähelepanekud, et mida siis taotleja, mille eest taotleja vastutab. Ja see kõigepealt ma soovitan, et leidke just nimelt selline vorm või selline leht, mille peale e-portfoolio üles esitab, mida te ikka tõesti tunnete. Ja meile saate ta ju saata lingina ja samamoodi ta lisate avaldusele lingina ja ka sinna võite juurde paroolid panna. Kui teil on kahtlus, et ta on muidu interneti avarustes väga nagu kättesaadav, sest see link saadetakse edasi ainult nendele 3 hindajale, kes teid hindama hakkavad. Et seda, et see nüüd kuidagi väga suurtesse avarustesse satub, meie poolt seda tegelikult ei ole. Ka meie jälgime konfidentsiaalsusnõudeid. Ja keskkondi, mis nõuavad hindajate isikustatud sisselogimist, me tegelikult ei aktsepteeri. Et see tähendab seda, et kui te olete valinud mõne Publisaidi sisenemisel, kus on vaja seda, et hindaja peab enne teilt küsima nõusolekut sisenemiseks, siis ei ole võimalik meil teid hinnata. Et sellised, kus te saate nagu enne teada, kes on teie hindajad ja mismoodi need hindajad seal toimetavad, et see ei ole ka meie poolt aktsepteeritav. Ja siis, kui te olete nüüd meile selle avalduse ära saatnud kõikide oma linkidega, oma eneseanalüüside, kus on kirjas teie eneseanalüüsid, e-portfoolio ja nii edasi, siis peale seda te ei tohi sellel lehel enam mitte midagi teha. Ehk see tähendab seda, et ei ole lubatud e-portfoolio muutmine. No tean omast käest, ka mina taotlen ju tihti kutset, siis tuleb meelde, et apikene, selle materjali või selle tõendusmaterjali oleks võinud lisada või seda oleks võinud veel siia juurde kirjutada, siis olge rahulikud. Sellest te kõigest saate rääkida ju alati tõenduspõhise intervjuu käigus ja saate ka öelda siis hindajatele, teate, unustasin sellise dokumendi lisamata, kas ma saan seda teile saata või ja hindajad tihti, kui nad näevad, et on üks või teine tõendusmaterjal esitamata, juba ise küsivad seda.
Nii et selles osas ärge eksige selle reegli vastu, sest nii võib juhtuda, et teid ei saagi hinnata selles taotlusvoorus, kui me näeme, et te olete oma e-portfooliot muutnud, sest me tegelikult seda kontrollime. Ja e-portfoolio peab olema kättesaadav kogu taotlusperioodi jooksul. See tähendab seda, et kui te olete esitanud 1. oktoobriks oma taotluse, siis see tähendab ka seda, et taotlus peab olema nii kaua kättesaadav, kui te olete saanud teada, kas te saate kutse või ei saa kutset. Ja nüüd, kui juhtub, et te ei saa kutset ja te selle vaidlustate, ka siis peab olema see e-portfoolio kättesaadav, et te ei tohi seda vahepeal maha võtta ega uuesti üles panna, sest muidu ei saa just nimelt selle vaidlusega tegeleb komisjon olla kindlad, et te seal vahepeal ei ole ühtegi teist muudatust teinud. Et missugused on keskkonnad, oleks soovitatud või eelistatud e-portfoolio esitamine, need on meil kõik ilusasti kirjas tegelikult e-portfoolios. Vaadake, milliseid neid järjest neid keskkondi tuleb ka juurde. Me pidevalt üritame neid ka seal täiendada, et see on täiesti inimeste enda oskus, millise keskkonnaga ta paremini toime tuleb. Et kuidas tõestada, et te õpetate selles või teises koolis, kas kirjeldus on piisav või pean lisama midagi muud. Et kui te olete selle kooli kodulehel olemas või vahel on ka see, et ei ole selle kooli kodulehel olemas, siis on koolipidaja andnud teile selle kohta tõendi, et te õpetate selles koolis. Kas see on tõend selle kohta, et te töötate sellel erialal või selles koolis? Ja 3. punktist te toote välja ilusasti, et on kirjas, et e-portfoolio sisu täiendamine, muutmine on lubatud. On lubatud ainult siis, kui seda ütleb teile kutseandja. Kui kutseandja ütleb teile, et teil on puudu või teil ei avane üks või teine link, siis seda on lubatud teha. Aga siis me ka jälgime, et see oleks just nimelt ainult selles mahus, mida kutseandja on teile ette andnud. Seda, et te hakkate hiljem muutma, seda teha ei ole lubatud iseseisvalt. Ja taotleja vastutab, et esitatud andmed, sealhulgas failide õigsuse ja autoriõiguste eest. Miks ma sellele tähelepanu juhin? Et väga tihti meie hindajad kohtavad iseenda koostatud materjale just nimelt taotlejate poolt, kes ei viita sellele, et need on ühe või teise inimese koostatud materjalid näiteks. Et siis te olete juba rikkunud autoriõiguste seadust, siis teil on väga raske kutset saada. Täpselt samamoodi, kui te kuskilt võtate või kedagi miskil kujul tsiteerite, mingist raamatust mingi lõigu tähendab, et see tähendab tegelikult ka meie jaoks seda, kui te kuskil sellele ei viita, et siis te olete tegelenud plagiaadiga. Et mida tähendab, et skaneerida dokumente ei tohi? Kui need on üles laetud e-portfooliosse, siis need ei sobi. See tähendab seda, et kui nad on üles laetud e-portfooliosse, siis sobib. Skaneeritud dokumendid tähendavad meie jaoks seda inimeste mõistes, nagu ma ka eelpool välja tõin, et Wordi dokumenti lisatakse siis liiki ja skaneeritakse vahele täiendavaid dokumente, see ei ole e-portfoolio. E-portfoolio on kindlad reeglid ja nõuded ja teine asi ka kindlasti seda, et need erinevad skaneeritud dokumendid, ikka te võite, kui teil on oma portfooliosse teie enda poolt koostatud dokumente, te võite neid ju tõendusmaterjalini sinna skaneerida, me saamegi neid ju avada, eks ole. Aga kui ma mõtlen ka seda, et kus meile e-kirja teel on PDF-failidena näiteks saadetakse seal 20 PDF-faili ja arvatakse, et see on nüüd e-portfoolio. Seda ta kindlasti ei ole. Ja taotleja vastutab ja tagab, et lingid töötavad ja kõigile materjalidele on ligipääs. Siin on ka üks hea nipp teile, et kui te teete selle eneseanalüüsi valmis ja teie enda arvutis kõik asjad ilusasti töötavad, olge kenad. Äkki teil on sõber või keegi, kelle kaudu te saate siis vaadata, et tema arvutist, et kas kõik asjad ikka töötavad. Tihti juhtub niimoodi, et teie enda arvutist olete kogemata mingid asjad laadinud üles hoopis teie desktopi pealt ja need absoluutselt linkidena ei ole kättesaadavad teistele.
Et siis te saate just kontrollida ja vaadata, et kõik on ilusasti kättesaadav ja hindajad saavad teid ilusasti ka hinnata. Nii et nagu ma ütlesin, e-portfoolio peab olema kättesaadav nii kaua, kuni te olete saanud siis vastuse kas või siis, kui te vaidlustate mingi otsuse, ka sellel ajal siis seda muuta ei tohi ja peale avalduse esitamist sisu täiendamine ja muutmine on lubatud vaid kutseandja palvel. Nii et kui kutseandja seda pole teinud ja te ise teete 2. või 3. aprillil selle muudatuse seal, siis selles voorus me teid kahjuks hinnata enam ei saa, nagu ma ütlesin. Ja jälgige, et siis see eneseanalüüs oleks kehtival vormil ja kõik õiged dokumendid. Ärge otsige ega trükkige sisse Google'sse ega mitte kuhugi, seal võib veel olla kuskil mingeid vanu vorme ringi internetiavadustes ringi käia, et vaadake ikkagi Andrase kodulehte, seal on kõige õigemad dokumendid, mida siis kasutada. Ja üleüldse, kui hakata nagu mõtlema sellele, et ma tulen nüüd kutset taotlema ja ma hakkan täitma eneseanalüüsi, siis kõige targem, nagu ma ütlesin, võtke lahti kõigepealt hindamisstandard. Ehk miks see hindamisstandard on oluline? Kõigepealt seal hindamisstandardi alguses selgitatakse teile ära ka kogu hindamisprotsess, kuidas see on üles ehitatud. Ja ma tean, et siin turul liigub, siin meie suhtlusturul liigub väga palju erinevaid müüte ja need müüdid jõuavad ka meie kui hindajate kõrvu, nii et nendest müütidest õigesti üle olla, siis lugege läbi see hindamisprotsess, kuidas see hindamisprotsess käib. Ja teiseks hindamisstandard. Enne kui te hakkate täitma eneseanalüüsi, võtke hindamisstandard kõrvale. Hindamisstandardis on ilusasti see tegevusnäitaja, mis siin on. Näiteks ma olen teile toonud punkt 1 juures ehk kompetentsi õppeprotsessi ettevalmistamise juures. Olen siis toonud välja selle punkti 1.1 tegevusnäitaja, mis ütleb, et eelnevalt tuleb siis välja selgitada ja analüüsida konkreetse õpperühma õppija erivajadused ning nendest lähtuvalt seada siis õppeeesmärgid ja õpiväljundid ning planeerida siis koolituse sisu. Ja ka siin on juba viide kirjas, et lisa 2 kutsestandardis kasutatud terminid ehk ta juba juhib teie tähelepanu selle, et olge valvsad. Seal tuleb kasutada korrektset terminoloogiat. Siis see on see tegevusnäitaja, mis on kutsestandardis ja mis on kirjas teie eneseanalüüsis. Aga olge nüüd tähelepanelikud ja vaadake, mida hindajad hindavad. Kõik need, mis on hindamiskriteeriumid, siin teisel pool on hindaja töövahend. Ehk hindamisvormis on meil hindaja vormid, mis on ka teil selle hindamisstandardi lõpus. Näete ära, mida siis hindajad hindavad. Ja selle tegevusnäitaja juures hindame me seda, kuidas te kirjeldate ja kuidas te selgitate välja õpperühme ja õppijate õpivajadused ja arvestate neid koolituse kavandamisel. Mida see tähendab? Kui te hakkate eneseanalüüsis seda tegevusnäitajat kirja panema, mõelge, mida hindaja hindab. Ehk me hindame seda, mida te igapäevaselt teete, kuidas te selgitate välja, saades teada, et teid ootab selline või selline õpperühm, sellised õppijad. Kuidas te selgitate välja, millised on need õppijate õpivajadused ja kuidas te neid siis arvestate selle koolituse kavandamisel. Oletame, et teil on tellitud koolitus, et mida te siis selleks teete, kuidas suhtlete, mida küsite, mida soovite teada, et see on kõik see, mida te siis tegelikult peaksite kirjutama. Ja kõikide tegevusnäitajate kohta on olemas hindamiskriteeriumid. Vaadake, mida hindajad hindavad. Nii on kõige lihtsam kirja panna just nimelt seda kirjeldust sinna eneseanalüüsi lahtrisse. Ma vastan nüüd siin vahepeal ühele küsimusele, et kui te kasutate oma ettevõtte õppematerjali, mis on teie poolt muudetud, kas siis peate viitama, et algmaterjalid kuuluvad? Jah. Siis te peate viitama, et algmaterjalid kuuluvad sellele, aga teie olete neid täiendanud, kohandanud ja muutnud.
Aga kui me läheme edasi, et sellepärast ma ütlen, et hindamisstandard on väga oluline, et vaadake kõike üles. Et tahan juhtida teie tähelepanu ka sellele, et e-portfoolios oleme välja toonud ka kõik selle, et mismoodi millised on need tõendusmaterjalid ja kuidas siis asju tõendada. Sest osades tegevusnäitajate puhul tuleb esitada tõendusmaterjalid ja osade tegevusnäitajate puhul mitte. Tihti küsitakse, no millised need tõendusmaterjalid siis peavad olema ja millised siis sobivad ja millised ei sobi. Et kui me nüüd läheme tagasi selle eelmise slaidi juurde siin, et kus on näiteks hindamisstandardis, kuidas te välja selgitate õpperühma ja õppijate õpivajadused ja arvestate neid koolituste kavandamisel, siis te esitategi tõendusmaterjalina, kellega näiteks tihti esitatakse kirjavahetusi, esitatakse küsitlusi, kuidas on läbi viidud näiteks küsitlusi õppijate seas, et millised enne koolitust näiteks, mida nad on varem õppinud, mida nad ootavad ja nii edasi. Ja need, kes teevad väiksemaid koolitusi, 1-2-päevaseid koolitusi, me ju täpselt samamoodi vahest ju küsime ka seda, et seistes õpigrupi ette, me ju ka küsime, et millised on teie ootused tänasele koolitusele. Et kui me näeme seda õpigruppi alles esimest korda seal koolitusel, et ka need on tegelikult tõendusmaterjal, mismoodi ja kuidas te siis seda teete. Nii et mõelge, kindlasti teil on alati olemas need tõendusmaterjalid, nii et selles osas ei tasu siis muretseda, sellepärast, et need õpimaterjalid tõendavadki ju seda, mida ja kuidas teie teete. Et kui vaadata nüüd eneseanalüüsi näidet, ma tõin siia just nimelt ka selle näite, et kus on siin, nagu te näete, siin on just nimelt kirjas see eneseanalüüsi osas, on see, mida ma just enne ette lugesin teile hindamisstandardi juures. Ja? Et siia kompetentsi tõendamine kirjeldatagi te lühidalt, kuidas te selle välja selgitate. Ja siin, kus on esitatud tõendusmaterjalide esitamine, seal peab olema esitatud tõendusmaterjal. Et kui seal tõendusmaterjali ei ole, siis seda tegevusnäitajat selle kompetentsi juures hinnata ei saa. Siis me küsime seda tõendusmaterjali juurde ja kui teil ei ole esitada, siis jääb see teil hindamata. Ja teine näide siia juurde, näiteks kus on viide tõendusmaterjalil, aga siin ei ole kirjas, et tõendusmaterjali esitamine, siis siin seda esitama ei pea. Siin jätategi selle lahtri tühjaks, ei pea kordusjuttu uuesti siia kirjutama hakkama, vaid see lahter jääbki tühjaks, kui siin ei ole hallis kirjas seda tõendusmaterjali esitamist. Juhin teie tähelepanu, juba varem ka ütlesin sellele, et olge palun valvsad, ei ole olemas 2 ühesugust täiskasvanute koolitajat. Et me kõik oleme unikaalsed ja eripärased ja paraku igas taotlusvoorus juhtub see, et keegi plageerib kellegi teise tööd. Ja ma olen ka näinud päris selliseid eneseanalüüse, mis on üks ühele maha kirjutatud, ainult nimi on ära vahetatud. Et ma tahan öelda, et me kontrollime plagiaatide suhtes, nii nagu kontrollivad kõrgkoolid, kontrollivad tudengite lõputöid, nii ka meie kontrollime, et see esitatud eneseanalüüs ei oleks siis plageeritud, ehk see oleks siis selle taotleja enda poolt kirjutatud. Ja kindlasti ärge kopeerige lauseid tekste ilma neile viitamata, sest siis võib ka juhtuda seda, et te selles voorus kutset taotleda ei saa. No kuidas see suur protsess meil siis tegelikult käib? Et kui nüüd vaadata seda, kuidas see kutsetaotleja mõtleb, koostab dokumendid, esitab dokumendid kutseandjale. Tihti tundub, et see on meeletu aeg, et te 1. oktoobril esitate ja kutse saate alles teada, kas te saate kutse või mitte alles 2 kuu pärast. Siis
meil on väga suuri taotlusvoorusid, näiteks kevadises taotlusvoorus oli meil 104 taotlejat, meil on 14 hindajat ja selle tõttu ja need hindajad ei tööta ju Andrese palgal, vaid me oleme ka kõik ju tegelikult igapäevaselt toimetamas koolitusturul erinevates valdkondades, aga me oleme siis tõesti läbinud selle hindamise kompetentside oskused. Andres on valinud meid hindajateks ja see võtab aega, et nagu te isegi vaatate, kui kaua te tegelikult koostate eneseanalüüsi ühelt poolt, kui palju te otsite tõendusmaterjale, siis iga hindaja ja ühes hindamisgrupis on 3 hindajat, siis me tegelikult tutvume teie esitatud eneseanalüüsiga, kogu selle e-portfoolioga, kogu nende tõendusmaterjalidega, see kõik võtab aega. Ja aega võtab ka see eelnev dokumentide kontroll. Et kui te olete dokumendid esitanud, siis kutseandja ehk Andras kõigepealt siis kontrollib, kas kõik esitatud dokumendid on õiged, on olemas, nii nagu vaja. Kui ei ole, siis palutakse teil neid siis täiendada. Kas kõik lingid avanevad? Kui ei avane, siis saate jälle kirja, kus palutakse neid siis kohendada ja avada ja niimoodi, et need avaneksid. Ja sealt edasi nad laekuvad siis hindajatele ja hindajad siis hindavad ja esmataotleja või kõrgema taseme taotleja valib ka kutseeksami aja. Selleks tuleb siis alati väga tähelepanelik olla, sest peale 1. oktoobrit tuleb teile kiri, kus teil palutakse siis ennast kirja panna hindamiseks. Ja hindamise viime läbi Zoom keskkonnas. Te saate olla turvaliselt oma kodus. Läbi Zoom keskkonna ilusasti teile antud lingi kaudu sisse logida ja nii me saamegi siis tegelikult teiega vastavad juhised tulevad, kuidas me seda kõike täpselt teeme, teile ka siis eelnevalt teie elektroonsesse postkasti. Ja kui me oleme läbi viimas seda kutseeksamit ja tõenduspõhist intervjuud, siis igal kutsetasemel on see erineva pikkusega. 5. tasemel 30 minutit, 6. tasemel on see 1 tund, 7. tasemel 1,5 tundi, 8. tasemel 2 tundi. Ja tihti küsitakse, no mida me seal teeme? Me oleme ära hinnanud kõik teie dokumendid, vaadanud üle teie e-portfooliot, tõendusmaterjalid ja me vestlemegi nagu kolleegid. Et see ei ole nagu eksam selles mõistes, nagu me oleme kunagi harjunud neid tegema koolis või kuskil mujal. Et seal ongi see, et kui teil on mingeid puudujääke või me ei ole aru saanud mõnest tegevusnäitaja kirjeldusest, et siis me küsime. Me küsime ja me räägimegi nii, nagu täiskasvanud inimesed omavahel räägivad, arutlevad. Me vahest jagame ka enda kogemusi ühe või teise tegevusnäitaja juures, nii et see on selline väga sõbralik vestlus. Ja peale seda me esitame need hindamistulemused kutsekomisjonile ja kutsekomisjon teeb siis otsuse teile kutset anda või mitte. Et millele ma tahan nagu tähelepanu juhtida, et kutset saada, peavad olema teil tõendatud kõik tegevusnäitajad. See tähendab seda, et tegemist on ju tegelikult kutsestandardi puhul miinimumtaseme tegevusnäitajatega. Ma rõhutan miinimumtase, mis peab olema siis olemas. Ehk see tähendab seda, et me peame saama hindajatena kõikidesse tegevusnäitajate, nagu me ütleme, tabelitesse kõikide tegevusnäitajate taha ristikesed, et see tegevusnäitaja on tõendatud. Kui teil nüüd üks või teine tegevusnäitaja jääb tõendamata, siis te kutset ei saa. Nii et selle tõttu olge siis eriti hoolikad, et kõik tegevusnäitajad ära tõendada. Kui varem oli hindamisprotsessis see, et me saime anda ka madalamat kutset, siis seda enam ei ole. Te tulete taotlema taset 6, siis me hindamegi teid tasemele 6, mitte tasemele 5 või tasemele 7. Teie vastutate selle eest, millist kutset te taotlema tulete ja vastavalt sellele teid ka hinnatakse. Ja kui kutsekomisjon on teinud otsuse, siis kutseandja edastab kutsekomisjoni otsuse taotlejale ja selle tulemusena siis kutseandja annab siis teile teada, nagu te siit ka näete, et ta annab siis teile teada, kuidas teil läks, kas te saate kutse või ei saa kutset. Ja kui juhtub, et te ei saa kutset ja hindajad on toonud välja põhjused, miks te ei ole seda kutset saanud, mis
mis jäi puudu või me anname seda tavaliselt edasi sidevormis. See tähendab seda, et me toome välja just nimelt see, et millele veel rohkem tähelepanu pöörata selle taotluse vormistamisel ja te võite alati tulla järgmisse taotlusvooru uuesti tulla taotlema. Et selle tõttu ärge laske ennast heituda, et kui tõesti üks või teine tegevusnäitaja ei avaldunud ja tihti juhtub seda taseme 6 või taseme 7 puhul eeskätt just arendusteaduse loometegevuse osas. Et vaadake, mida hindajad hindavad ja katsuge nagu siis ka seda korrektsesse vormi kirjutada ja vastavad tõendusmaterjalid ka leida. Et kus te siis panustamas olete. Et vahel on ka selline tunne, et inimesed ütlevad, et ma tulen juba nüüd 3. korda taotlema taset 6, et ma mõtlesin, et ma tulen nüüd taotlema taset 7. Ja siis on väga kurb, kui see inimene ei saa üldse kutset. Ja üldse kutset juba selle tõttu, et ta on natuke ennast üle hinnanud. Et tasemel 7, nagu te juba näete seal arendusloome ja teadustegevusel, on juba tunduvalt suuremad nõudmised, kus koolitajana siis peaks nagu tegutsema riiklikul tasandil erinevate arendusloome ja teadustegevuste valdkondades ja 8. tasemel juba rahvusvahelisel tasemel, et olgem siis nagu tähelepanelikud, et need on kõige suuremad komistuskivid just nimelt 4. kompetents ehk arendusloome ja teadustegevus. Et Ulvi küsib siin, et 6. tasemel on tõendusmaterjalide esitamist nõutud 3 lahtris. Ohei, tõendusmaterjalide esitamist on nõutud enamus lahtrites. Vaadake ilusasti eneseanalüüsil otsa ja sealt te leiate, et kuidas ja mismoodi. Et te küsite, kas tänane loeng salvestatakse, kas slaide on võimalik hiljem vaadata. Ma eeldan, et see salvestatakse, ma eeldan, et seda on võimalik hiljem ka vaadata, aga kellele jäi veel täna natuke nagu väheseks, siis teil on veel aega ennast kirja panna. 25. toimub meil pikem seminar, kus ma räägin nagu rohkem ja detailsemalt lahti, et selle tunni aja sees kahjuks ei jõua kõike lahti rääkida. Räägin natuke nendest tegevusnäitajatest ja tõendusmaterjalidest natukene põhjalikumalt ja natuke põhjalikumalt ka nendest kompetentsidest. Et kas tõenduseks piisab lingist, kui link avaneb ja ma näen, mis seal lingi all on. Et ei ole mõtet panna linke, mis viivad mind kuhugi interneti avarustesse, kus ma ei saa aru, kelle toodetud see materjal on või kes selle materjali on loonud või teinud, sest mina otsin seda seost, et teie oleksite näiteks selle materjali tootnud, kas selle esitluse teinud, kas selle hindamisjuhise teinud, kas midagi muud õppekava koostanud. Mina otsin tegelikult seda, et teie nimi sealt igalt poolt läbi jookseb. Ja vaadata siis rahulikult üle, et mis ja mismoodi. Et kui te teete lahti selle eneseanalüüsi, siis eneseanalüüsis vormis te ilusasti näete, kus on kirjas tõendusmaterjalide esitamine. See jookseb kõikide kompetentside ja tegevusnäitajate alt läbi ja seal on ilusasti välja toodud, kus ja mismoodi see siis kirjas on, kus tuleb esitada, kus mitte. Ja hindamist viib läbi iga taotleja puhul 3-liikmeline hindamisgrupp ja mis on moodustatud siis kutsekomisjoni poolt kinnitatud hindamiskomisjoni liikmetest. Ja nii nagu ma alguses ka ütlesin suhtlemistreeneri puhul, siis omaette hindamiskomisjon, kes seda läbi viib. Ja tulemused siis anname edasi kutsekomisjonile. Sellel aastal koguneb kutsekomisjon 22. novembril. Ehk oma tulemuse saate te teada siis kuskil 24. 25. novembri paiku. Ehk nii palju on meil siis hindamiseks aega, kui te esimesest hindamisperiood kestab meil 10. oktoobrist kuni 15. novembrini, ehk me peame kõik taotlejad ära suutma hinnata selle aja jooksul, sest nendest tuleb teha kokkuvõtted ja need tuleb esitada siis 7 päeva enne kutsekomisjoni kogunemist kutsekomisjonile, kes hakkab siis nendega omaette tööd tegema ja näeb siis ära ja saab siis ka aimdust, mis seis milleski osas on. Ja seda me anname siis personaalselt kutsekomisjonile. Ja
Kui te olete saanud kutse, siis Andras lisab selle kutse, tunnistus kehtib 5 aastat ja lisab teie nime ja kutsetaseme Sihtasutus Kutsekoda kodulehel olevasse kutseregistrisse ja siis te oletegi saanud selle kutsetunnistuse, mis on märk teie kui täiskasvanute koolitaja pädevuse kohta. Ja uskuge mind, see hea tunne pärast seda, et te olete vaadanud otsa oma viimase 5 aasta tööle, oma arengule, oma kogemustele, oma õppimistele on alati väga selline rahulolemist tekitav tunne, nii et nii nagu ma ise ütlesin, olen ma ka ühelt poolt hindaja, teiselt poolt hinnatav ja ma tean, mis tunne see alati on, kui istuda teiselt pool lauda, nii et selles osas ma soovin teile küll sellist kainet mõtlemist ja kui te hakkate eneseanalüüsi täitma, hindamistandard kõrvale. Uskuge mind, 3 korda kergem on seda tööd niimoodi teha. Kas on lootust, et kunagi hakkab kutsetunnistus kehtima ka kauem kui 5 aastat? No väga tahaks loota, aga kuna see on kutsemaailmas välja antav kutsetunnistus, siis Andras teeb selle nimel tööd, et mõningaid kutsetasemeid siis viia tähtajatule. See ei ole väga lihtne, see on keeruline. Et ülikooli seadusele tuginedes on see tunduvalt lihtsam, kui ma lõpetan ülikooli, ma saan eluks ajaks endale kutse. Aga töömaailma kutset taodeldes on see keerulisem, seepärast et eeldatakse, kuna kõik see protsess, areng selle ka täiskasvanu koolituse valdkonnas tihti ja kogu aeg on pidevalt muutuses, siis ka see areng peab olema muutuses ka koolitaja osas. Nii et selle tõttu on küsimus, kas ja kunagi tahaks loota, ütlen mina teiselt poolt. Et selle nimel tegelikult tööd tehakse ja loodame kõige paremat. On teil veel küsimusi mulle? Kui ei ole, siis aitäh minu poolt ja kellele jäi selleks tänasest väheseks, siis ma tean, et vist homseni on võimalik veel registreeruda 25. toimuvale seminarile, mis toimub ka üle Zoomi keskkonna, et siis saame nagu pikemalt nendele küsimustele vastuseid. Et 25. on seminar minu teada kell 1 hakkab vist, kui ma ei eksi. Et ühest 4 või 5 ma kohe ütlen teile, üks hetk. Mul ei ole hetkel peas seda. Nii, 25, kohe vaatan. Vabandust, mitte 25, 26 toimub. Ei. Nüüd on midagi mul segamini. Üks hetk, kohe vaatan üle. Et kuidas see mismoodi. Ikkagi kolmapäeval ja. Nii et kolmapäeval 25. augustil ja hakkab kell 1. Ja. Nii, aga minu poolt on tänaseks teile kõik. Kohtumiseni siis hindamisel.